Tere, te olete esindatud sellel võistlusel siis esimest aastat. Me olemegi siin. Mis põhjusel te näiteks soovisite siin osaleda või miks üldse näiteks elektriauto on oluline? No, ma näen tulevikku elektriautol. Logo pealt võib näha. Te ütlesite ka, et mis põhjusel näiteks peaks elektriautot kasutama, remontinud diiselmootoreid? No, ma olen neid 25 aastat remontinud, aga noh, elu näitab, et neil ei ole tulevikku väga neil diiselmootoritel. Nad saastavad, suuremad linnad enam ei lase diiselmootoreid üldse sisse või kui lastakse siis väga puhtaid autosid, viimase peale autosid, nii et kõik läheb selles suunas, et peame puhtamalt hakkama siin liikuma. Kas võiks öelda, et elektriauto on nagu selline rikka inimese jaoks? Võib seda ka iga inimene näiteks kui praegu lubada? Ei ole. Elektriautoga on sõita ekspluatatsioonis 10 korda odavam kui näiteks bensiiniautoga. Aga see algusinvesteering on suurem lihtsalt. Te kavatsete kindlasti selle võistluse võita või lõpetada kindlasti, eks? Ei, ma seekord katkestan, kuna mu auto on nii värskelt valmis saanud ja mu läbisõidu ulatus on praegu liiga väike, et seda asja kaasa teha. Aga rääkige natukene oma autost, et ma sain aru, et 3 päeva tagasi see sai teil valmis, et mis temas nii erilist on? No, erilist, ega seal pole midagi, lihtsalt meie perekonna auto on ta olnud kuskil 2000. aastast, abikaasa esimene auto ja siis ta vahepeal seisis ja siis tegelikult see esimene mõte tuli 7 aastat tagasi, et temast elektriauto teha. Aga noh, nüüd ta siis sai valmis. Te ise ehitasite ta? Ise ehitasin ta otsust lõpuni. Keeruline see oli sellest tavamootorist elektrimootorist? Noh, mitte eriti ma ütleks, et noh, kui elektriga vallas ikka teadmisi on, siis saab hakkama. Ja kavatsete veel selliseid autosid ehitada? Kuidas ta arvab? Kindlasti, kui soovijaid on.